Tere tulemast tagasi mu kanalile. Räägime TikTokist. Ma olen kindel, et meil kõigil on TikTok ja kui sa oled naisterahvas, siis ma eeldan, et su TikTokile on päris palju erinevaid lifehacke, meigihäkke, iluhäkke lennanud. Ja ma mõtlesin, et täna olekski fun proovida, et millised nendest on päriselt head ja millised on puhas skämm. Ma olen ilma meigita, seega ma üritan kogu oma naha teha TikToki meigi häkkidega. Mul on terve hunnik favoritsidesse salvestatud erinevaid häkke. Ma arvan, et lihtsalt alustamegi. Esimene häkk on siis jumestuskreemi ja primeri segu. Ja siin näitab, et kui sa miksid oma jumeka siluva smoothing primeriga, siis sa saad põhimõtteliselt flawless base'i endale. Let's try. Ma isegi ei tea, mis primerit kasutada, to be honest. Ma arvan, ma lisan 3 erinevat toodet, ehk siis jumekas ja 2 primerit, pore filler primeri, honeydew me-up'i ja siis jumestuskreemi kokku ja vaatame, mis siit tuleb. Enne aga, kui ma endale selle concoctioni näkku panen, siis ma tahaks tänada tänase video sponsorid, kelleks on Infinity Roses ja vaadake, kui annuinu. Oh my god. Ja ma olen kindlalt, et mul seal taga taustal tähele pannud, mul on nende tooteid väga palju. Need on siis põhimõtteliselt igavesed roosid. Kuna naistepäev on tulemas, siis väga armas siuke kingitus, igavene roos oma armsale emale, õele, kallimale kinkida. Ja sooduskood on ka, ma panen sooduskoodi siia kuskile ja lingi panen alla, kust kaudade, siis saate minna ja soetada üks Infinity Rose. See on nagu sticky, siuke kleepuv ja limane. That's disgusting. Aga proovime. Ja tavaliselt ma ei kasutaks poore täitvat primerit kogu oma näo peal. Ma segasin siia poore täitva primeriga. Ma kasutaks seda ainult oma rasuse ala peal. Nii et this is gonna be fun. I mean, ma ei tunne, et see kuidagi paremini peale läheks või teeks midagi erilist. See läheb täpselt samamoodi. Ei, võib-olla ta kuidagi hajutab paremini kui midagi, siis see on ainuke asi, mis kuidagi parem või muutunud on. Jaa, ta vist hajub naha sisse kuidagi kergemini. Okei, siin on mu nahk siis up close. Väga siuke läikiv tervisliku kumaga näeb välja. Seda ma ütlen küll. Ja see primer tavaliselt on nii, et kui sa paned selle alla ja lased selle natuke imenduda ja siis paned jumeka peale, siis ta ikkagi niimoodi läbi ei paista, et okei. See andis mulle väga tervisliku jume ja kuma. I'm not mad at it. Nii, järgmises häkis on küll segatud ka jumestuskreem sellesse häkki, aga ma jumeka jätan välja, ma teen selle põsepuna bronseri ja peitekreemiga. Aga sa põhimõtteliselt täpitad endale niimoodi kõik su kreem ja tooted näkku, paned setting spreid ja hakkad hajutama. Nii, mul on need täpid näos valmis. Need on siis kohad, kuhu ma paneks kontuuri, on ümber näo niimoodi põsepuna, ma panen tavaliselt otsa ette veits, põskele nina otsa ja lõua otsa ja siis peitekreem, kõik ülejäänud. Kostame siis veits setting spreid ja let's go. Nii, videos soovitati alustada heledama hajutamisest enne, nii et teeme seda. Okay. Ma tunnen, et mul ei ole kuidagi nii palju vabadusruumi eksida, kui mul on kõik need täpid ees ja ma ei tohi kuskile mujale isegi vastu minna. Okei, seda ma pean küll ütlema, et siiamaale kõik asjad hajuvad nii hästi. Nagu seda on nii lihtne hajutada. Ma ei tea, kas see on see, mis ma põhjaga tegin või see on see, et ma hajutan tooteid praegu niiskena, aga see reaalselt sulas. Ja ma tahan peale seda videot veel seda meiki terve päev kanda, nii et ma tõesti loodan,
et kõik läheb hästi. Okei. Oh no, ma läksin kontuuri vastu ja jälle. Mis ma teen koos nüüd niimoodi? Ja ta tegi ka pintsliga seda, mitte meigi käsnaga, seega... It's giving vanilja šokolaadimaasiga jäätis. Teate need 3 triibulised. Nagu jaa, see häkk töötab, aga mul on tunne, et see võtab lihtsalt nii palju aega. Ma oleks jõudnud 10 korda kiiremini lihtsalt ükshaaval nende hajutamisega valmis saada. Sest nüüd nad on siin näo peal istunud, siis nad mingi kuivavad siin juba. No see nüüd küll ilus ei ole. Ma näen nii mudane välja. Ja kui laiguline. Mul ei ole kunagi enne nii halvasti tooted näo peal hajunud. Nagu alguses see peitekreem hajus mega hästi, aga ma arvan, et see oli sellepärast, see oli värsket pandud, ta ei olnud jõudnud nii-öelda näo peal sul istuda ja kuidagi kinni jääda sinna. 3. häkk. Ma tean, et suur osa meist armastab seda lamineeritud kulmu välimust ja milline see välja näeb ja kuidas see kõik üles läheb, selle jaoks oli häkk. Nii, ta kasutab ripsmeliimi kulmukeeli asemel ja siis ta lükkab kulmud paika sellega. Ma ei usu, et sellest midagi head välja toab, aga proovime. Ta ütleb ka seda, et sa pead ülikiiresti hakkama hajutama. Et sa ei tohi passima jääda, sest muidu sul jäävad valged tükid kulmudesse. Kammid läbi ja lükkad üles. Okei, nagu... Okei, mul on alati muidu probleeme sellega, et kui ma teen endale siukse kulmu ja ma kortsutan, siis kõik need karvad, mis siin naha vastas on, tulevad lahti ja hakkavad alla vajuma. Kas ma leidsin just oma uue lemmikhäki või, sest need on ikka väga paigas. Sa pead väga kiirelt töötama, sest need ei saa pärast enam kammida õigesse kohta ja mul on juba veits probleeme sellega. Need reaalselt ei liigu paigast. Ja ma olen nii pikalt otsinud mingisugust sükest kulmukeeli, mis tõesti hoiab neid paigast. Tavaliselt ma pean mingi 4 kihti seda panema, et mul püsiks nad enam-vähem paigas. Kas mul on valged tükid siin sees või? Oh, fuck ongi. Siis ta kasutab sükest vedelat liner kulmupliiatsit. Kui sulle meeldivad siuksed seebikulmud, siis see häkk on küll kindel ja ta mainis ka, et väga paljud kuulsad inimesed Hollywoodis teevad punasel vaibal seda. Ma usun, ma reaalselt usun, sest need ei liigu. Nii, viimane näonaha häkk on setting spray kasutamise kohta. Ta ütleb, et setting spray'd ei tasu kasutada nii, et sa spreitad selle näkku, vaid paned selle beauty blenderi peale ja sa surud selle omale näkku. Siuke glow ja sära juba tuleb tagasi. Mul oli enne puuder peale pandud. Kas ta päriselt ka meiki hoiab paremini kui lihtsalt setting spray kostumine? Ma ei usu, pluss seda oli suhteliselt ebamugav peale panna. Mina jään oma tavalise setting spray kasutuse juurde, milleks on see. Vot ma tahan seda, ma tahan olla märg, ma tahan tilkuda. Nii, meil kõigil on kindlasti kodus olemas täiesti tavalised ripsmekoolutajad, aga ripsmekoolutajatel on ka teisi kasutusviise. Näiteks see tüdruk ütleb, et ripsmekoolutajaga sa saad teha ideaalse cut crease'i. Nii et me proovime seda. Äkki siin on õige koht. Ma ei usu, et see toimib. Appi, kui ebamugav seda esiteks peale panna on. Oh my god. What is that?
Miks mu silmapealne lainetab? No, I actually had high hopes. Okei, ma pean see kuidagi ära fiksima. See häkk ei ole kohe kindlasti väärt olemast häkk. See lihtsalt rikkus kõik ära ja see tegi mulle nii imeliku kujuga cut crease'i, et... Ja mu silmaümbrus näeb nii mudane välja nüüd. See teeb mu silmad nii kurvaks. I don't like this one. Nii, ma tegin cut crease'i, kuna ma tahan proovida siia selle heleda tumeda kontrastioone peale vedelat lainerit. On 5, kuidas saada vedel lainer endale. Sul on vaja mitsellaarvett ja su lemmik eyeshadow palette. Vaad väikse pintsli peale mitsellaarvett, miksid niimoodi värvises selle kokku, sa saad paste'i ja siis vaadake nüüd. Boom! Liquid liner. Mul nii väikest pintslit ei ole nagu sellel tüdrukul seal videos oli, aga mul on siuke kolmnurkne. Mitsellaarve asemel ma kasutan lihtsalt näospreid ja võtame selle oranži värvi siit. Et ma olen alla andmas, ausalt, see on... See tilgub. Okei, actually, I kinda like it. Kui seda natuke puhtamaks teha, nagu näha, siis see eelnev cut crease on põhimõtteliselt täiesti kadunud. Ma kuidagi üritasin puhtamaks teha seda lineri joont. I mean, kui sul on hea pintsel ja kui sa saad õige konsistendi kätte, et ta ei ole liiga vedel, siis see häkk totally works. It kinda looks fucking cool, aga mul oleks lihtsalt olnud vaja stabiilsemat kätt, peenikesemat pintslit, võib-olla natuke praktiseerida selle tekstuuriga. Aga ma ei ole mad. Nii, järgmine häkk, ma kahjuks ei mäleta, mis numbri peal me oleme nende häkkidega juba, aga nagu paljud teist teavad, siis ma ise arvan, et ma olen suhteliselt pro eyelineri ehk siis selle musta joone siia tegemises. Ja te tihti küsite mult, oh my god, kuidas sa nii ruttu ja nii ilusti teed. Ma ei kasuta ega ei ole kunagi kasutanud seda häkki, mis siin on, aga ma leidsin väga lihtsa häkki ja seda nimetatakse kolmnurga häkiks. Põhimõtteliselt sa joonistad oma silmadele kolmnurga ühtepidi ja kolmnurga teistpidi ja lihtsalt täidad selle kõik seest ära. Kõigepealt tegi ühe joone, onju. Eeldan, et sa teed joone nii paksu, kui sa seda tahad, et ta oleks. Ma suumin teid sisse veel. 2 kolmnurka ja siis ta täidab need ära. I fucked up already. Ma hakkasin parandama seda, sest need kolmnurgad ei olnud kolmnurgad. Need olid midagi muud ja siin oli siuke jõnk sees. Kuigi video peal tundus, et tema ka nagu parandas seda, mis ta tegi, aga selline see liner tuli. Kui sa 2 kolmnurka teed, sa pead tõsiselt nagu mässama ja jändama sellega, et ilus tuleks. Ei sobi minu silmakujuga üldse. What is this? Mu kulmud ja kõik näeb nii raske välja, nagu see oleks peale vajunud. Oh my god, kui kohutav. Nagu ja, kui ma silmi niimoodi kogu aeg üleval hoian, siis sa näed seda linerit ja see on nagu enam-vähem okei. Ma näitan, kuidas mina endale lineri joon teen. Ma ei tee otsaga, vaid ma panen kogu lineri külje endal siia joone vastu niimoodi, et tupsutan. Ma saan selle esimese joone niimoodi kätte. Siis kui mul ongi siuke ala siia jäänud tühi, siis ma tõmban lihtsalt niimoodi sirgelt välja. Okei, see eyeliner ajab mind närvi. Ma just tegin lahti selle ja see on põhimõtteliselt nagu kuiv. Aga ma teeks umbes nii endal linerit. Mitte päris nii, ma pidin selle
tegelase peale siin natuke mõtlema, aga ma ütleks, et see liner on palju parem minu silmakujuga. Kui ma lasen silmad lõdvaks, sa ikkagi näed mu laugu veel. Kui te tahate seda kolmnurga häkki proovida, siis go for it, aga minu häkk on lihtsalt see, et ära tee kunagi tööd lineri otsaga, vaid lihtsalt küljega. Isegi kui sa joone tõmbad, siis tõmba see nagu see lineri külje pealse osaga. Tõmbad niimoodi lihtsalt sirge käega. Kui sa hakkad otsaga mängima, siis ta hakkabki sul jõnksuma seal ja siis sa saad mingi, ma ei tea, mis segu endal seal kokku. Nii, kuna see meik mul niikuinii tuleb maha, siis las need linerid olla mul erinevad. Häkk, millest ma olen kindel, et samamoodi paljud teist on kuulnud, milleks on 2 valikut, kuidas silmale ripsmeid peale panna, kas sa paned nad oma ripsmete peale või sa paned need ripsmete alla. Ma ei ole neid kunagi proovinud oma ripsme alla panna, aga me teeme seda täna. Ripsmed on siin. Ja nagu ma videost aru sain, kui muidu me paneme liimi nagu selle ääre peale ja natukene allapoole, siis nüüd sa paned liimi selle ääre peale ja natukene pigem siia ülespoole, et ta saaks su ripsmete külge kinni jääda. Ma hoiatan ka, kui sa teed seda häkki, siis ole üliettevaatlik, vaata, et sa ei pane märga liimi endal silma, sest ma lugesin natuke kommentaare ja mingi tüdruk läks pimedaks sellest. Wish me luck. Is this real? Kas te nägite, kui lihtsalt see peale läks või? Hold up. See on suhteliselt häiriv, kui ma aus olen. Ma ei pannud seda selle roosa joone peale, vaid nagu oma ripsme selle ääre peale. Seega see on asi, millega ma harjuks ära, kui see mul piisavalt kaua silmas oleks. Kuigi positiivne osa on see, et siit pealt ei ole mitte midagi aru saada ega näha. Ma lihtsalt kujutan ette, et kui mul tuleks korra, ma ei tea, ma läheks filmi vaatama ja mul tuleks pisar silma, siis need ripsmed kukuks kohe ära. Ma panen teise panen peale poole ja siis võrdlen, kumb on parem. Ma ütleks isegi, et see näeb ilusam välja. What the hell? Nagu jaa, see ei ole veel täiesti ära kuivanud, aga see näeb ilusam välja. Okei. Nii, samuti häkk, mida ma arvan, et olete mind väga palju näinud tegemas, selleks on, kui sul on näos mingisugune punn, selle asemel, et seda peitekreemiga peita, pane sinna pruuni linerit peale ja sa saad endale sünnimärgi. Mul on pruun silmaliner ja mul on siin lõua otsas punn ja siin üks punn. Ja mida ma tihti teen? Ongi täpselt see. Ma muudan need sünnimärkideks. Kui sa paned ainult ühte kohta, siis ta võib natuke imelik välja näha, seega tavaliselt ma panen sinna, kus mul päriselt ka sünnimärgid on, käin üle, näed. Ma on silma all, huule peal ja siin on sünnimärk. Ja seega on tahaks. Tahaks siia veel sünnimärki. Ja nüüd keegi ei saa arugi, et mul punnid on. Ja tänane viimane TikToki häkk on midagi, mida ma olen proovinud oma TikTokis teha ka juba ja see oli fail tollel hetkel. Ta räägib ühesõnaga siin pika jutu maha, kuidas su ideaalne huule värv on su kulmupliiatsi värv ja su põsepuna värv. Ja tollel päeval ma kasutasin asju, mida ma muidu kasutan oma kulmudel ja põskedel, aga ma mõtlesin, mul on ju teisi toone ka ja ma olen neid ka enne kasutanud, et äkki ma leian midagi paremat. Ma olen enne ka seda öelnud, et tihti ma kasutan põsepunana, ma ka täna kasutasin kreempõsepunana huulepulka, seega see saab väga lihtne olema. Ma kasutan huulepulka siis keskel ja oma kulmupliiatsiga joonistad oma huule kontuuri välja. Ma eelmine kord ei hajutanud ka väga. Proovin täna vähe rohkem kuidagi hajutada seda, et need kokku sooviks paremini. Okei, algus on sama mittelubav nagu eelmine kord, sest et mul on naturaalselt suhteliselt tume juus ja kulmud. Seega mu kulmupliiats on põhimõtteliselt siuke tume hall. Siis ma ütlesin, et panen oma kreem põsepuna huultele.
nõudab. Ja siis ta ütles, et lõpus huuleläige peale panna. Seekord ei olegi nii halb. See on päris ilus isegi. Nii, huuleläige. Ja et see peaks olema kõikide naiste ideaalne huulekombo. Ma ei olnud plaaninud seda, et mul on siin oranž ja huulte peal ka veits oranži, aga nad sobivad ülihästi kokku. What the hell? Okei, see. Esimene kord oli väga fail. Teine kord. I like it. Aga kokkuvõttes ma ütleks, et 50-50 see on väga hit or miss. Näiteks see kolmnurga lainer. Ma läksin ja fiksisin seda lihtsalt. Seega sa saad teha sitast saia seal nende häkkidega. Aga siis nad pole enam häkid. Ma annan siuksed tugeva 40 kogu sellele meigikupatusele ja protsessile, mis ma läbi elasin, sest noh, siin on ikka laigulisust päris normaalselt. Ma ei tea, kas te näete siit, kus mul on heledamad kohad puse peal. Aga see ei ole ka kõige hullem meik, mis ma kunagi teinud olen. Nii et proovige, äkki teile mõned neist häkkidest sobivad. Päris fun siuke katsetusvideo. Igatahes, kui video meeldis, siis pange thumbs up, kommenteerige ja pange subscribe. Ja näeme juba uue põnev videoga nüüdsest teisipäeviti kell 3. Tšau!